tere tulemast Valguse Looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle detsember 2025. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on siis angeliit koos opaliidiga, teiseks valikuks on must obsidaangranaat ning hematiit ning kolmandaks valikuks kuukivi koos roosa kvartsiga. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega ja tere tulemast esimesele grupile, sina, kes sa valisid selle angeliidi ning opaliidi kombinatsiooni. Väga selline pehme energiaga kombinatsioon. Nii, esimene kaart, mis sul välja tahab tulla, on õnneratas. Et ilmselt siis detsembris on sulle saatus midagi head toomas, et justkui mingi vana ring saab täis ja see liigub palju õnnelikumale rajale. Ehk siis jah, saatus pöördub, õnn pöördub nii-öelda sinu kasuks. Väga positiivne kaart, suure arkaani kaart, tähistamaks siis muutuseid positiivsuse poole. Sulle tahab ka mõõkade kuninganna. See on naisterahvas, kes on väga õiglane, väga julge, väga teadlik kindlasti, aga ta on ka natukene selline, kuidas ma ütlen, mehelikumas energias, pisut selline sirgjooneline, justkui soov oma õiguseid kaitsta, hoida mingis küsimuses. Aga ma tajun, et siinkohal tuleb tegelikult suuremat sorti selgust, et sul on nagu soov luua selgust ja väga sellisel puhtal kujul. Siin on olnud ilmselt mingit laadi siis selliseid südameteemasid, mis on siin võib-olla ikkagi mõnevõrra kurvastanud. Mõõkade 3 räägib ikkagi sellisest meelehärmist, olukorrast, situatsioonist, kus sa oled tundnud, et sinu süda on haiget saanud. Ja ilmselt siis detsembrikuus sa aktiveerid uuesti oma südametasandit. Et ka mõõkade kuninganna nii-öelda süda on pisut lukus, et ta ei ole võib-olla avatud uutele võimalustele või armastusele niivõrd kuivõrd, kuna ta kardab ikkagi uuesti haiget saada. Aga päris kindlasti tuleb armastus uus algus. Et meil tuleb siin ässa kaart, milleks on siis karikatäss, mis tähistabki siis võib-olla kellelegi tõesti uuesti armumist, nii-öelda selliseid ülevoolavaid tundeid, emotsionaalset külluslikku kogemust, et siin on see karikas siis täidetud. Väga selline ilus, positiivne uus algus armastuses. Et ole siis avatud sellele võimalusele. Ja sulle tuleb ka karikate 2. Et nii-öelda siis armastuses soosib sind edu, rõõm, küllus, heaolu. Siin on imekaunis paar, kes vaatab teineteisele sügavuti silma. Nende vahel on karikad nii-öelda sõrmusega ühendatud. Siin on selline ilus hingeside, armastus, mis on puhas ja väga väärtuslik, nii ma tajun. Et kui sul on olnud sellist südamevalu, kui sul on olnud sellist haiget saamist siin, siis aasta lõpp tegelikult töötab sulle väga positiivselt, just armastuse koha pealt. Isegi natukene on keeruline rääkida, et ma tunnen ka kuidagi, et seda kurgutsakrat praegu natukene siis justkui nagu blokeeritakse, et justkui ikkagi soov emotsionaalselt ka nagu tunnetest rääkida siin ikkagi justkui on ja olla justkui aus ka iseendaga, et mis sinu sees siis tegelikult toimub. Et luba nendel emotsioonidel nii-öelda ülesse kerkida, luba kõigel sellel nii-öelda settida sellel olukorral, et sina saaksid vabaks ja alustada uuesti just sellisel kujul, puhtal kujul armastust ligi tõmmata. Et sinuni jõuab justkui hingeside, hingesugulus kõige ehedamal puhtal kujul. Ja ma võtan siia ikkagi ka romantika ingritelt siis justkui soovituse, vaatame, mis siit tuleb läbi.
2 kaarti, ilmselt põhjusega vaatame siis üle. Sa pead ennast ise veel kuskilt vabastama. Sa võid tunda justkui, et sa oled sellises piiramisrõngas, mingis olukorras, situatsioonis, mis sind nii-öelda kuidagi pärsib või piirab. Et justkui võtta uuesti kontrolli oma elu üle. Sa ei pea olema selles pisikeses aedikus ja võib-olla keegi tahab sind väga jõuliselt kontrollida või kuidagi sinu üle nagu hoida sellist kontrolli või siin on ikkagi soov kedagi justkui rohkem tundma õppida ja siin on midagi ilusat siis ikkagi tulemas nii-öelda liit, mis muutub nagu sügavamaks, pühendunumaks, erilisemaks just tänu sellele, et te õpite tundma teineteist veel sügavamalt ja ka veel sügavamaid tahke siis nii-öelda teineteises ja ilmselt ka justkui ikkagi seda varjupoolt mõistma. Nii et vabasta ennast, et sa ei läheks mingile vanale ringile nii-öelda tagasi, et siin on taaskord see nagu ringi kujutis, et sa liiguksid nagu kõrgemale ajajoonele, palju paremale platvormile, et sa ei lase ennast justkui rohkem piirata või enda elu kontrollida kellelgi teisel. Et võtta nagu vastutus täielikult iseendale ja oma elule ja kontrolli ise oma elu ning võimalusi. Ja keegi soovib sind nüüd lähemalt tundma õppida või sügavamalt nii-öelda tundma õppida just sellel tasandil, et ta on sinust väga-väga huvitatud ja ka sinuga koos aja veetmisest. Nii, vaatame siia siis ka mõned hoidekaardid. Nii, ja siit tuleb siis parim sõber ja ka siis nagu taassüttimine või kaart, mis räägib, et vana leek sütib taas kord. Ja siin on hetkel justkui tõesti selline soov luua sellist sõbralikumat tasandit, justkui ka ikkagi romantilisi tundeid väljendada, et midagi puhkeks õide. Et siin on justkui mingit säde, mis tahab nii-öelda uuesti süttida. Et siin on ikkagi soov luua paremaid suhteid ja lubada justkui ka sellist rohkem sellist nagu kirge või ka sellist spontaansust justkui, et nii ma tajun tegelikult nende 2 kaardiga, et võib-olla keegi esialgu siin proovib tunnetada, tajuda, kas vesi on soe või külm, mismoodi sina temasse suhtud, sest ilmselt siin on midagi olnud sul kellegiga, kes on sinu südamesse jätnud justkui jälje ja jälje ka sellisel kujul, et siin on ilmselt olnud seda haiget saamist ja eemaldumist, kurvastust, aga midagi vajab siin nagu siis uuesti nagu üles ehitamist ja teadvustamist, et siin on ikkagi soov koos olla, teineteist rohkem tundma õppida ja hoida justkui seda sädet nagu värske ning justkui värske energia uuesti süttimise näol. Aga kindlasti ära lase ennast mingis olukorras kontrollida või enda üle kontrolli võtta, et ära justkui kaota ennast selles suhtes. Vaatame, mida räägivad sulle siia. Nii siis peaingli tarokaardid. Sinu unistused täituvad, Rahveli 9. Soovi midagi. Unistuste täitmise aeg on kätte jõudmas ja ka selline elurõõmus aeg. Emotsionaalset küllust, heaolu, rõõmu. Võib-olla kellelgi on siin ikkagi veel aasta lõpus ka mingit laadi reis tulemas. Et kuidagi tajun sellist hästi mõnusat, pehmet, kerget, sooja energiat. Mingi suur unistus ikkagi täitub, kus sa tunned ikkagi rõõmu igas hetkes. Nii, vaatame, mis siit tahab läbi tulla. Nii, 2 korda on tulnud siis sul välja ikkagi see õhuelemendi kuninganna,
kelleks on siis kaksikud kaalud veevalaja, et siin on ta siis Miichali kuninganna, särav iseseisev, elutark ja ühtlasi ka humoorikas. Aga sul on oskus tegelikult justkui endale edu saavutada või edu luua justkui karjääriredelil. Sa tead täpselt, mida teha, kogemustest saadud kasu, aga pigem sinu tõesti töö või karjääri osas kui niivõrd kuivõrd suhte osas siis. Võib-olla sa õpid midagi juurde, võib-olla sa täiustad iseennast, sul on hästi selline tõesti iseseisev energeetika. Samas ma näen siin rahutuvi, et sa teed ka endaga sellise sisemise rahu tõesti ja sa muudad oma elus mingit laadi vaatenurka, et sinu selja taga on ka siis peaingel Samuel, et justkui selline ootamatu ilmutus, mis pakub sulle tegelikult vabanemis- või vabadustunde, et sa vabane siinkohal ka sellest edasilükkamise harjumusest, et võib-olla sa oled mingis olukorras olnud justkui sellises mugavustsoonis või enda sellises mullis justkui kinni, et nüüd on oskus näha asju kuidagi suuremalt, paremalt, et sa võtad vastu selle muutuse ja muutustega kaasnevad justkui ka võimalused, et sa näed siis justkui kõrgelt ja sul tekib selline oma nägemus. Et sa oskad nagu hinnata seda olukorda justkui teises võtmes. Ja see on väga selline kirgastav või loobki sulle tõesti sellise kergustunde enne kõike. Nii, esimene grupp, ma vaatan teile siis ka väikese ingli soovituskaardid siia juurde. Vaprus, visadus, impulsiivsus ehk siis maaelemendi soldat. Hetkel siis tuleb siit läbi ka siis maaelement, milleks on sõnneitsi kaljukits. Siin on 2 kassikest tegelikult, mis tähistab ka ühtlasi sellist justkui duaalsust, partnerlust mulle. Usalda siinkohal oma sisetunnet. Edu tuleb sul visadusega, vajadusel ka muuda suunda. See on kaart, mis vihjab sellele võib-olla, et siin on olnud mingit läbi salatsemist või saladusi, aga tunneta enda sellist ja sisehäält siinkohal, et mis on siis tõde. Ja kui sa kahtled või kõhkled, siis tõesti sul on oskus ka suunda muuta. Siin tuleb teine kuninganna veel, kelleks on siis veeelemendi kuninganna. Ta on emotsionaalselt küps, armastav, ühtlasi ka selline väga lahke andev. Jälle natuke kurgutsakrat tõmmatakse blokeeringusse. Et mingi teema tunde, küllasuse ja tunnete väljendamise osas siin ikkagi on. Et see naisterahvas oskab tegelikult enda siis armastuse karika täita nii, et see on selline ülevoolav. Tal on oskus oma armastust tegelikult jagada vabalt, kergelt. Aga siin oli ikkagi justkui see mõõkade kuninganna on kinnisema loomuga. Kellegile see võib tähistada seda, et siin on justkui võib-olla keegi veel, kes vaatab üle õla. Keegi, kes on väga selline sirgjooneline või väga selline oma olemuselt natukene ka jäik. Ja siis on naisterahvas, kes on hästi pehme loomuga. Nii, vaatame veel. Tuleb ka armastuses või üldse elus selline tõesti uus algus päris kindlasti, et siin on ka tuleelemendi äss. See soosib ka selliseid originaalseid mõtteid, materiaalset edu ja justkui sellist motivatsiooni, tohutu kirg edasi minna, edasi liikuda. Okei, tuleb siit, läheb veel huvitavamaks, ma panen selle kaardi ka siia. Armastuskirjad, kingitused, vaimne kasv, ehk siis ka ärtumasti 8. Mingi olukord, situatsioon võib-olla, kus sa oled minema kõndinud või kas siis planeerid ära kõndida justkui sellise sirge seljaga, aga sellega kaasneb tohutult suur vaimne kasv, areng. Ja selle tulemusena tekib ka selline suuremat sorti igatsus kellegil sinu vastu või sinu osas. Ja siin tuleb läbi ka ikkagi karismaatiline, romantiline õrn meesterahvas, kelleks on siis karikate kuningas,
ehk siis tähemärkidest on siin esindatud siis Vähk, Skorpion, Kalad, mees, kes on nii-öelda tundeküllane, kes elab avatud südamega ja kes julgeb justkui näidata välja oma tundeid nii sõnade kui tegudega. Ja kui ma panen need praegult siia siis kõrvuti, tegelikult siin on väga ilus paar siis see ärtumasti siis kuninganna ja kuningas kõrvuti ütlevad, et siin on armastus, heaolu, rõõm ja armastus, mis on vabas voolamises, mis ongi selline õrn, pehme, kerge. Et päris kindlasti siis detsembrikuu toob sulle armastuses väga palju uut. Samas siin on mingisugune vana tsükkel, mis vajaks justkui lõpetamist, korrigeerimist, justkui keegi on olnud sinuga ka natukene ebaaus või on siis teistpidi siin, et kellelgi on hirm elu muutuste ees ja see nagu hirm elu muutuste ees on kuidagi piiranud ka võimalusi armastuses. Et siin on ikkagi soov liikuda edasi sellele õnnelikumale rajale, et see õnneratas nii-öelda pannakse sinu kasuks veerema, kui sa lähed nagu nii-öelda vooluga kaasa. Ja võtame minu enda kaardipakist ka siis mõne kaardi siia, ehk siis valgusalu ja sõnumi. Nii, sulle siia siis detsembrisse. No vot, kui ilus inglisuleke tuleb siin. Pööra tähelepanu märkidele. Universum saadab sulle vihje, võta seda kingitusena, sest vaid sina tead, mis nüüd sind ees ootab. Võtta vastu ka teadlik otsus, mida sa soovid, tee järgmine samm, luues selge visioon ja tee seda justkui läbi puhaste mõtete. Sinu mõtted loovad reaalsust. Et sul oli siin kaart, et muuda oma elu. Et sul oleks nii-öelda selline selge oma visioon, selge vaatenurk. Et kuidagi sa peaksid vabanema mingit laadi siis harjumusest või edasi lükkamisest, et loo siis hästi selge visioon selle koha pealt, mida sa soovid ja kuhu sa liikuda tahad. Ja tulevad veel kaardid, mis ütlevad, et kristallid tervendavad sind ja siis sellisel maagilisel viisil avavad lausa siis sulle ka armastuse värava ja kanna endaga kaasas siis mõnda kristalli, mis sinu eeterkeha puhtana hoiab, et sa oled armastuse magnet just nüüd ja praegu. Ja see on ka selline positiivne afirmatsioon, mida sa võiksid endale siis nii-öelda sisendada või korrata, kas või oma mõttetasandil, et sa oled armastuse magnet just nüüd ja praegu. Ja ma tajun ka siinkohal tõesti seda, et sa näed elu läbi armastuse prisma. Hästi ilus kaart. Ja see, et sa näed seda elu läbi armastuse prisma, võimaldab sul saada üle mingit laadi takistustest, sest universum toetab alati armastuse teekonnal käijaid. Et tõeline armastus on see, mis püsib nii ajas kui ruumis. Et seal ei saa olla ületamatuid takistusi, kui see armastus on puhas, siiras ning vastastikune. Ja kui sa valisid täna selle opaliidi ning angeliidi kombinatsioonis, ma tajun ka sinu läheduses justkui kaitseingleid, et angeliit on ka selline inglitega kontakti loomise kristall ja aitabki sul paremini mõista justkui üldse sellist nagu peene vibratsiooniga energiaid, mis on ümber sinu, et sa tajud ka sellist inimeste justkui aurat ja inimeste energiaid väga sügavuti ja su inglid toetavad sind sellel teekonnal, et sa tõmbaksidki endale ligi just häid kogemusi kõige puhtamal kujul. Ja ma võtan sulle ühe haldjakaardi ka siia soovituseks. Ja kuna tuleb 2 kaarti, siis ma panen need mõlemad kaardid sulle siia. Sulle soovitatakse olla nagu mõõdukas, kõike parasjagu. Et mõõdukus ütlebki seda, et täpselt nii kaua tuleb tegeleda mingit laadi erinevate vastuoludega justkui enda sees, kuni sa saavutadki selle mõõdukuse, rahutunde endas. Et võib-olla sa oled mingis osas olnud natukene liiga äärmuslik, et siin on toodud näide, et võib-olla sa oled pidanud dieeti, mis on
kuidagi olnud sulle selline väga, väga piirav või et nüüd proovi süüa teadlikult ja tervislikumalt, lihtsalt natukene justkui vabamalt. Et sa võid tegelikult endale kõike natukene lubada, kui su süda seda ihkab. Ja nüüd tõuseb siis ka justkui valgusesse midagi varjatult, et mingit laadi tõde. Ja võib-olla see tõde on ka olnud sinu sees justkui selline alla surutud või see võib olla seotud mingit laadi siis mälestusega. Siin võib olla mingit laadi siis olukord, situatsioon, mis on sinu sees vajanud tervendust. Aga kui sa paljastad selle varjatud tõe, saad sa ka vabaks. Ja justkui selline tõesti andeks andmine ka iseendale. Ja endale ka andestamine kõikidel tasanditel, et luba sellel energial nagu voolata. Et sa ei kahetse toimunut, et sa ei kahetse oma minevikus tehtud vigu, vaid võtad neid justkui õppetunnina, et sa ei kahetse nii-öelda kaotatud aega või mis iganes sul siin hetkel üles kerkib selle kaardiga. Näe elu läbi armastuse prisma ja ela natukene kergemalt, vabamalt ja ennekõike siis mõõdukus sinu enda sees ongi siin võtmesõnaks, et sa saavutaksid selle heaolu, rõõmu ja sellise rahulolu endas. Ja selle kaardi ladumise ma võtaksin siis kokku nõndaviisi, et ma näen väga palju ilusaid avatud võimalusi sul siin, et sul oli tegelikult nii õnneratas, kui sul oli ka siis nii-öelda tuleelemendi äss ning ka veeelemendi äss, mis tähistab siis kirge, motivatsiooni ja ka armastuse uut algust. Siin on ka kaart, mis räägib hingesidemest, hingesugulusest, ehk siis ka karikate 2. Väga ilus energia, mis suhtedünaamika koha pealt tähendabki harmooniat, mõistmist, heaolu ja suhtes ka siis tasakaalu. Et siin on balansseerimisel midagi su elus ja sa ka ise muudad endas midagi. Võib-olla sa muudad endas ka mingit tohutut seda kontrollivajadust või ja sa proovid nagu teisi vähem kontrollida ja teiste üle nagu justkui sa ei saagi tegelikult teiste eest vastutust võtta, igalühel on justkui vastutus oma elu eest, sina saad vastutada ainult enda heaolu eest ja enda tõekspidamiste eest kõige puhtamad kujud. Loomulikult, kui sul on lapsed või kodu, või sa vastutad ka selle eest, aga sa vastutad justkui sellisel tasandil, et sa võtad kõigepealt vastutuse iseenda heaolu eest. Ja kõik, mis on siis ümber sinu, siis tegelikult peegeldab sulle seda, mis on sinu reaalsus, sinu sisemaailm, kuidas sina ennast arvad olevat. Et võib-olla su sees on veel midagi, mis vajab natukene siin tervendamist just siin aasta lõpus, detsembris. Võib-olla sul on aega rohkem mõtiskleda selle üle ja nähagi asju hoopis teises võtmes. Et väga ilus ja selline südamlik lugemine tuli siis esimesele grupile, et ma soovingi sulle siis ilusat detsembrikuud ning kõike kaunist siis siin aasta lõpus veel. Aitäh siis esimene grupp. Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde. Korjame lõppu kaardid kokku. Ja täna siis teiseks valikuks on meil selline väga soliidne käevõru, mis on siis tehtud mustast ja obsidaanist, granaadist ning hematiidist. See on nüüd hästi selline maandav, tasakaalustav, pakub ka sellist kaitset. Samas granaat annab ka juurde sellist justkui elujõudu ja ka sellist naiselikku väge. Nii, sul tuleb siia siis ka
kaart, milleks on siis sõuade 6. See räägib suuremat sorti tunnustusest, võimalustest, edutamisest ja sulle tuleb nii keisrinna kui ka siis müntide kuninganna. Uued algused, positiivsed uued algused, väga selline viljakas energia. Müntide kuninganna oskab just oma münti paremini tööle panna, selles suhtes veerema panna. Võib-olla ka sümbolid, sümboolika, siin on üks koerake, siin on üks küülik, et võivad siin praegult sulle märksõnaks olla, et jälgida sümbolite keelt. Sa töötad iseendaga, sa töötad väga põhjalikult, et müntide 8 on selline kaart, mis räägib justkui mündi erinevate tahkude väljatöötamisest ja sul tuleb ka kaarik. Kaarik räägib edasiminekust, edasiliikumisest, võib-olla ka kolimisest, reisimisest, muutustest. Aga selle kaardi lisatähendus on see, et justkui sul on oskus elule õige suund anda. Aga mida ma siis märkan üldse, et tegelikult siin detsember toob sulle hästi positiivsed muutused selle koha pealt, et sind hakatakse rohkem tunnustama, sind hakatakse rohkem väärtustama. Siin võib olla kellegil ka kaks naisterahvat, tahtsin öelda, et siin on üks kuninganna ja siin on üks keisrinna. Justkui natukene selline võib-olla ka konkureeriv energia, et lihtsalt mainin ära. See võib olla keegi sinu töökaaslane või kolleeg, sest siin on müntide kuninganna. Midagi muutumas tõesti ka tööalaselt, et ka sõuade 6 räägib siis sellisest nagu edust, edutamisest, tunnustusest, justkui ka võidust ja võidukast edasiminekust. Ja samamoodi tegelikult kaarik räägib progress muutuste näol, sind soosib edu, et asjad lähevad nagu kiiremasse liikumisse ja sa midagi võib-olla teed hästi põhjalikult, hästi nagu pühendunult siin elus, et siis müntide 8 räägib siis tõesti pühendumisest ja ka tööle pühendumisest või sa teed midagi väga oskuslikult siin. Ja vaatame siis edasi, et selles mõttes see on selline üldine energia, mida ma siis praegu siin tarokaartidega näen. Väga viljakas energia, et suure arkaani kaart siis keisrinna ja ka suure arkaani kaart kaarik ütleb, et viljakad uued algused ja edasi liikumine paremale tasandile kindlasti. Vaatame, mida räägitakse siin armastuse koha pealt. Võtame siia siis romantika ingriselt siis kaardi, milleks on siis passion, kirg. Räägib tõesti sellistest ülevoolavatest emotsioonidest, midagi, mis paneb südame tantsima, hinge helisema. Et su ellu tahab tulla väga palju kirge, kirglikkust. Aga midagi on siin seotud ka enesearmastuse või eneseväärtustamisega. Et kõigepealt ütle iseendale jah väga sügavuti, et sina oled väärtuslik, sina oled unikaalne, sinu väärtus ei sõltu otseselt kellegist teisest, et sa saad nii-öelda enda väärtust tõsta, endaga sisemine väärtus justkui esile tuua. Armastuse keel kui selline on nagu teod, et teod räägivad rohkem kui sõnad, et võib-olla siin keegi on nagu hästi sõnaosav olnud või kuidagi justkui tõstnud seda kirge väga ülesse või kõrgeks, aga oluline on ikkagi märgata ka selle inimese nii-öelda tegusid, tema käitumist ja seda, mida ta sulle siis nagu reaalselt nagu pakub justkui erinevate et ta just nagu tegutseks, jah, et siin on nagu see, et oluline on, et ei justkui ehitataks mingit laadi õhulosse, vaid näidatakse ikkagi seda ka nagu suurte tegudega. Ja sinu ülesanne on siin tõesti uskuda, et sa oled väärt neid häid kogemusi, sa oled väärt seda, et sulle näidatakse seda välja selliselt
väga puhtal kujul, et sind viidaks kuhugile, et sind poputataks nii-öelda, hellitataks. Et see armastuse keel siin on hästi oluline selle koha pealt. Nii, vaatame edasi. Et võtame siia siis peaingli tarokaardid, nii nagu eelmisele grupile. See tuleb Aarile 6, see on tasakaalustamise energia. See räägib kerguse kandmisest, kergusega võtmisest, võib-olla ka rahaasjad lähevad paremasse tasakaalu, sest sinu selja taga on selline maineingel, peaingel Aariel. Et siin on oluline see tänuliku südamega andmine ja vastuvõtmine, et sa praktiseeriksid rohkem ka tänulikkust. Tuleb ka Miieli 3, mis räägib südamevalust. Lase minevikul minna, see olukord ei aita sind, see olukord pigem muudab sind ikkagi tugevamaks ja aeg parandab kõik haavad. Siin taamal on rahutuvi. Peaingel Miichael on väga võimas selline kaitseingel, ta loobki sellist suuremat sorti kaitset ja kuidagi sinu südant praegult kaitstakse, hoitakse. Tuleb ka Gabrieli 4, mis räägib justkui tähistamisest, võimalustest, mingist ilusast emotsionaalsest kogemusest, võib-olla sind kutsutakse kuhugile, mingile üritusele. Et sa vabaned ka mingit laadi keerukast olukorrast, on siin kaardisõnum. See on selline väga hea endaline kaart. Ja tuleb ka ülempreest Rinna, mis räägib spirituaalsetest õppetundidest, sügavamast mõistmisest. Mõtisklemine, meditatsioonid annavad siinkohal ka sellist väärtuslikku teavet sulle. Et sul on oskus seda teavet nagu analüüsida ja luua see oma tõde, oma teadlikkus, oma nägemus. Number 2 tähistab ka duaalsust partnerlust, ehk siis jah, siin ülempreest Rinna ikkagi räägib pigem jah sellisest võib-olla ikkagi sellisest naisterahvast, kes on väga sügav, kellel on selline oma salapära või mis on seotud ka sellise justkui salamaailmaga või müstikaga. Ja siin jah, ikkagi on ilmselt ka mingit laadi selliseid saladusi, võib-olla mida sa ei peakski justkui võib-olla välja ütlema, vaid endale selle tõe ikkagi looma. Et siin on ka see mõistmine, et võib-olla sa oled tahtnud kõike nagu väga selliselt avada, näidata, aga alati kõik ei pruugi seda ikkagi mõista sarnaselt nii nagu sina. Et mõnikord on vaja võib-olla midagi jätta iseendale. Et kui sinus on see müstiline pool ja sa tajud seda müstikat, siis tegelikult see ongi justkui sinu väikene saladus, et sa oled müstiline. Nii, vaatame edasi, väga huvitav. Et võtame siia siis ka väikese ingli kaardikese, vaatame, mis siit tahab läbi tulla. Siin on olnud ka pisaraid ja vajadus olla siis aus, pisarad tuleb välja nutta. 2 viite kõrvuti, säilita siinkohal kaine meel. 5 tähistavad muutuseid. Kellelgi võib olla siin midagi seoses ka rahaasjadega, et sa nagu tasakaalustad midagi, et siin on siis müntide 5, siin on ka müntide 6, et sa tuled justkui välja ka mingist puudusteadvusest, parandad oma rahaenergiat selle koha pealt. Sõprus, usaldus, abivalmidus on ka väga oluline. See on tegelikult sama kaart, mis on meil siin see Gabrieli 4, siin on siis jah, risti 4, lootusrikkad uued algused,
ehmatus on ajutine, olukord laheneb kiiresti, see on nagu blokeeringu kaart, midagi võib olla hetkel blokeeritud või sa võid tunda, et sind on kuidagi blokeeritud, aga tulevad uued algused, see ehmatus on ajutine, et sa võid tunda sellist eraldatust või nagu seisakut mingis olukorras, aga see olukord laheneb. Vau, siin on 5-5 ja siin on 2-2 on ju. Ja 2 + 2 on ka tegelikult 4, et väga võimsad siis sellised sünkroonsused siinkohal, et tulevad uued võimalused, tule 2 räägib ikkagi positiivsetest uutest algustest, lävepokul seismisest, uutest võimalusest ja tõesti ka duaalsusest, partnerlusest ehk justkui yin ja yang energiat lähevad paremasse balanssi. Mingi blokeering vabastatakse või ja tulevad nagu uued võimalused su ellu. Võta need avasüli vastu. Ja vaatame siia siis ka minu enda kaartidest siis valguselooja sõnumi teisele grupile. Sa oled teemant, mida on ajas lihvitud. Nüüd sa oled su täies ilguses, sa oled armastuse kehastus. Teemant on väga tugev materjal tõesti, mida on lihvitud. Kõik need tahud on välja lihvitud. Südamest südamesse vestlused on sinu poole teel. Et siin on siis 2 luiget on linnud, kes moodustavad paari, nad on väga lojaalsed teineteisele, justkui selline väga ilus energeetika. Ja siin on justkui südame tasandil vestlus kellegiga sul ja kui sa ei saa selle inimesega nagu päriselt rääkida, sa võid teha seda oma mõtetes, et sa räägid justkui kõik südamelt ära. Et justkui selline energeetiline puhastus. Nii, ja vaatame need kaardid siis. Siin on siis selline tõesti mediteeriv naisterahvas, siin oli meil ennem nii siis ka ikkagi see ülempreest rinna, midagi sarnast, et hinge teie armastused ühtivad sinu missiooniga, võta see katsumus vastu, sest sinu hing on tegelikult valmis selleks kogemuseks. Ja samas ka keegi heatahtlik tõesti toetab sind ja sinu hingepartnerit, võta see kingitsena vastu ja võta see vastu justkui tänulikkusega ja siin võib tulla hingade taasühinemise energeetika, sest kõik on muutumises, armastus loob juurde armastust, peagi sünnib ime, kui sa usud ja teadvustad siinkohal ka enda väge, justkui soovitus võtta ka tagasi enda selline vägi, jõud, enda terviklikkus, et siin alguses oli meil keisrinna on naisterahvas tegelikult, kelles on olemas kõik erinevad kuningannad, temas on olemas siis kõik elemendid, õhk, vesi, tuli, maa, et justkui täiusta endas kõik aspekte või et kui sa oled praegu naiskuulaja, et siis, et ma tajun jah seda, et sul on oskus enda väge hoida, sul on oskus seda endale nii-öelda tunnistada, et sul on väga võimas selline energia, justkui keisrinna energia. Ja kui sa oled praegu meeskuulaja, siis võib-olla sinu elus on naisterahvas, kes peegeldab sulle sellist väärikust, nagu selleks on keisrinna. Võib-olla see tähistab sulle siinkohal tõesti selliseid külluslikke uusi alguseid, väga viljakas energia. Et võta see, mis hetkel sinuga resoneerub, et lihtsalt siin on praegu jälle justkui see naisterahvas, on ju. Nii, võtame siis ka ühe halja sõnumi siia. Väga huvitav, selleks on siis kaotatud ja leitud selline haljakaart, et siin on justkui läinud ümber justkui armastuse karikas, on ju. Siin on selline kassikesed tähistavad sellist iseseisvust, isepäisust natukene, et tihtipeale on elus nii, et enne ei mõisteta selle nagu väärtust, kui on millegist ilma jäädud. Et siin on midagi seoses kaotamisega ja justkui sellise nagu leidmisega. Ja vahest me peame tõesti ka midagi kaotama selleks, et universumile vaba ruumi teha. Ja justkui tegema selliseid ka järeleandmisi, ohverdusi nii-öelda või kompromisse selleks, et universum saaks meile toimetada justkui uue võimaluse, täidetud armastuse karika. Et siin on jah selline nagu ülekantud tähendus see, et võib-olla sul
võib-olla sa tõesti oled ka midagi nagu kaotanud siin ja see on võib-olla sulle olnud ka ikkagi nagu valus, hingeliselt haiget teinud. Aga see teeb sind tugevamaks, see teeb sind terviklikumaks, see loob sulle tegelikult veel paremad võimalused. Ja vahest juhtubki nii, et tegelikult sa leiad selle just siis, kui sa seda kõige vähem ootad või et see justkui ilmub su ellu sellisel võluväel taaskord see asi, mis sa kaotasid või see ese või siis ka ülekantud tähenduses see inimene. Et kui siin on olnud mingi suhtedünaamika sellisel kujul, et siin tahab tulla su ellu midagi. Aga sa ei peagi seda nagu kaotsi minekut või kaotamist enam ka endale nagu sisendama, et see on nagu elu kulg, mida sa peaksid pigem usaldama. Nii, teine grupp, et vahepeal on päike välja tulnud, et väga ilus tegelikult soe energia. Sul oli siin kirekaart, sul oli siin käis rinnakaarik, positiivsed muutused, külluslikud uued algused, väga viljakas energia, tööalased muutused, edutamine, võimalused, tunnustus, parem platvorm selles mõttes, eneseväärtustamise teema, et sa tead, et sa oled väärtuslik, sa oled teemad, mida on ajas lihvitud, et sa oled ka väga tugev isiksusena, inimesena ja ilmselt ka väga sügav. Siin oli siis ka meil ülemprestriina, mis tähistab sellist salamaailma saladusi, ka spirituaalset sellist teekonda. Et väga ilus tegelikult ladumine teisele grupile, et detsembris on tulemas muutuseid, positiivseid muutuseid ja ikkagi ma tajun seda võitu, suuremat sorti tunnustust, heaolu sinu elus. Nii, aga soovin siis kõike ilusat detsembrikuusse teisele grupile. Aitäh sulle! Ja liigume edasi 3. valiku juurde. 3. valik täna meil on siis see kuukivi ning roosa kvartsi kombinatsioon. Nii, väga ilus selline inglitiib ja süda siis. Kuukivi toetab intuitsiooni, tajusid, naiselikkust, roosa kvarts on armastuse kristall, hästi mõnusa pehme energiaga siis käevõru siinkohal. Ässakaart. Ässad tähistavad uusi võimalusi, uusi alguseid, teele minekut. Ja siin on kaart, mis tõesti räägib väga sellisest nagu suurest algusest, mis on siis materiaalses plaanis ka väga edukas, kellelgi võib olla tööalane muutus, uued võimalused, teele minek, koduga seoses muutused, väga selline viljakas uus algus tahab tulla, mis on hästi selline tugeva vundamendiga. Tuleb ka ülemprestriina. Ülemprestriina tähistab salamaailma saladusi, spirituaalsust ja võib-olla kellegilega siin hariduste jätkamist, millegi juurde õppimist hästi sellisel sügaval tasandil. Tuleb ka mõõdukus. No mõõdukus on tasakaalustamise energia, see on ka tervenduse kaart. Ühes peekris tuli, teises vesi, kõike parasjagu balansseeritakse midagi siin. Ja sinu selja taga on tõesti ka isku ingel, kes tasakaalustab, tervendab. Sest meil tuleb ka tervenduse kaart, milleks siis on jõud. Sa võtad justkui tagasi oma väe, oma jõu, kellegil ka võib-olla füüsilisel tasandil tervendus, et sa oled nagu paranemas, sa oled, sinu eluenergiat nagu uuendatakse, sinu eluenergia läheb paremusse voolamisse. Siin on ka selline andestav tagasivaade justkui minevikule. Siin on naisterahvas, kes selle hella puudutusega justkui suudab taltsutada selle metsiku looma. Ja ma tõesti tajun seda nagu jõuvarude taastumist või taastamist. Et taastumise ning tervenduse kaart.
ja nii, midagi tahtis juba tulla, segan korra veel. Ja mõõkades 7 räägib hirmust või justkui hirmus selle ees, et keegi varitseb või keegi on sinuga natuke ebaaus. See on ka hirm selle eest, et justkui sult võetakse midagi ära. See võib ka tähistada seda, et sa kardad nagu elu muutuseid või eluga edasiliikumist. Siin on olnud võib-olla mingit laadi lahing, et lahingus on kaotatud justkui 2 mõõka ja nüüd justkui ollakse selline valvas, mis saab edasi, kuidas edasi. Vaatame edasi, et selles mõttes, et see kaart jah, on sellise natukese kehvema alatooniga, mis võib ikkagi vihjata sellele, et võib-olla sinu sees on mingit laadi hirme, et sa kardad, et keegi on sinuga ebaaus või keegi on sinuga ebaõiglane. Vot see tuleb ka läbi. Vaatame siia siis romantika-inglitelt ühe soovituskaardi ja armastuse koha pealt. Tuleb 2 kaarti. Luba oma sõpradel justkui ennast aidata, luba justkui sõpradel ka toetada. Et siin on justkui selline sõpruskond, kogukond, võib-olla perekond, kes on sulle väga nagu lähedased, kes hoiavad sind, kes tahavad sulle parimat. Aga ela justkui avatud meelega, et sinu hingesugulane võib olla pisut teistsugune, kui sina oled seda ette kujutanud või sina oled seda endale planeerinud. Et sa lubaksid oma ellu siis selle inimese, et sa kuidagi võib-olla oled seda nagu blokeerinud või nagu eiranud kedagi, kes on tegelikult väga tore või selline soe oma olemuselt, just selline hingesugulase energia. Mineviku seljatamine. Luba justkui täiesti minevikul minna, loo enda aura väljas puhtust, selgust, et sina saavutaksid edu justkui armastuses, justkui sa loodki endale võimaluse luua väga puhtalt. Siin on väga palju kirge kellegi, on väga selline tugev tõmme sinu suhtes. Siin on väga selline tugev ka füüsiline tõmme, seksuaalenergia tuleb läbi selle kaardiga. Vaatame edasi, võtame siia siis ka peaingli tarokaardid. Raafali 8 räägib sellest, et sa ületad nüüd mingi silla ja sa astud sealt siis nii-öelda sellest olukorrast, situatsioonist justkui läbi sirge seljaga. Sind ootab ees midagi paremat, tee seda, mis on sinu jaoks õige. Ja ka selline vaimne otsing, tõesti ka spirituaalne areng, tohutu kasv on siin. Sügavad siis sellised taipamised. Seal teise pool silda ootab sind peaingel Raafal. Peaingel Raafal on tervenduse ingel. Ja kuidagi see oskus sul edasi minna, edasi liikuda on täiesti reaalselt olemas siin. Siin on ka Miichali 2, mis räägib blokeeringust, justkui need ükssarvikute, need sarved on siin risti läinud, on ja. Kõik muutub paremaks, kui sa tegelikult teed otsuse. Sa ei pea seda probleemi enda sees kogu aeg uuesti nii-öelda analüüsima, ketrama, et sa leia endas ka see kompromiss. Sa leia see kompromiss ja sa võid tunda, et sa oled justkui mingis olukorras ennast nurka jäänud või endale justkui sellise karuteene teinud, et sa ei oska nagu välja liikuda, et sa kogu aeg nagu kipud nagu üle mõtlema või üle analüüsima mingit laadi olukorda, situatsiooni tegelikult, mida sa nii ehk muuta ei saaks. Siin on ka Miichali baas, mis räägib tegelikult siirusest, läbinägelikkusest ja ka otsekohesusest, samas võib-olla keegi, kes sind jälgib, võib-olla vaatab sind läbi sotsiaalmeedia, hoiab su justkui silma peal. Siin on ka öökull tähistab sellist sisemist tarkust, kuid see võib tähistada ka sellist uut põnevat väljakutset. Sul on edu saavutamiseks ka justkui kõik olemas. Sa loodki selles osas selgust, kuidas seda saavutada.
kellelgi soovitatakse olla ka valvas justkui dokumentidega, lepingutega, et enne kui sa selle järgmise sammu astud, vaata need lepingud või dokumendid ka üle. Aga ma tajun seda, et siin tuleb selgust. Baasid võivad tähistada ka sõnumi tulekut, et siin on siis õhuelemendi baas, mis räägib selgest kommunikatsioonist, suhtlusest ja sõnumi tulekust. Ja tuleb ka keisrinnakaart. Keisrinna tähistab külluslikke uusi alguseid, võimalusi ja käes on aeg tegelikult oma plaane ellu viia, loovus kannab vilja, luksuslikud või külluslikud vahendid on juba sinu poole ka teel. Keisrinna on väga selline suursugune naisterahvas, kelles on väga palju häid omadusi. Tal on oskus ennast nii-öelda esiplaanile sättida või seada ja ta ei kahtle enda väärtuses. Küllus, heaolu, rõõm tuleb temani just läbi selle, et ta on väga magneetiline, kindlasti ka väga ilus, väga selline välja peetud, et nii ma tajun selle keisrinnakaardiga. Nii et kaardid, mis siin praegult siis tulid peaingri tarodest, ikkagi räägivad edasiliikumisest, mingist blokeeringu vabastamisest, võib-olla kellelegi ka selguse loomisest, sõnumi tulekust, selgest kommunikatsioonist ja sellest, et sa liigud palju külluslikuma rajale ja sind soosib edu ja justkui sellised väga viljakad uued algused. See võib tähistada siis tööalast edu sulle, uusi võimalusi ja just sa saavutad selle edu läbi enese sellise usu, enese teadlikkuse või siis ka suhteküsimuses heaolu küllust, et sind hakatakse rohkem tunnustama, väärtustama ja märkama just sellisel kujul, et sa kiirgad endast välja sellist lugupidamist. Nii, vaatame siia siis ka väikese ingli kaardikesed. Nii, 3. grupp. Rahulolu, rahuldus, naudingud. Kaasata siinkohal oma intuitsiooni ehk siis poti soldat. Nii, hetkel tuleb ka siit läbi siis tähemärk kaksikud, kaalud, veevalaja. Ära kaota siinkohal usku, lootust, tugev side kahe poole vahel. See on kannatlikkuse kaart. See räägib sellest, et tegelikult tuleb saagi koristamise aeg, tulevad justkui need võimalused, kus sa saad noppida need viljad. Ja siin on justkui vihjatud ikkagi tugevale sidemele kahe poole vahel, kahe inimese vahel. Keegi hoiab sind. Ja siin on ka 7-8 kõrvuti rahulolu harmoonia energia. Midagi läheb liikumisse. Tule 8 tegelikult räägib sellest, et midagi on juba õhus. Ja ma tajun ikkagi selliseid positiivseid uudiseid, hüvangu kasvu, heaolu. Vikerkaar on ka väljas selline suuremat sorti kaitse. Siin tuleb selgus. Siin tuleb selgus ja mida ma nagu märkan tõesti, siin on rahulolu, rahuldus, siin on rahu, harmoonia ja sa nagu säilitad selle rahu enda sees ja sa justkui ootad midagi, mis on hästi sügav, mis on hästi selline lootustandev ja sul on oluline tõesti see tugev side, emotsionaalne side ja siin tulevad head uudised, siin tulevad kindlasti head uudised su ellu ja ka siin võivad muutused tulla tõesti materiaalses küsimuses, et nagu tuleb ka rahaasjadest parem tasakaal, müntide 2 räägib ikkagi headest uudistest, et sa nagu kasvatad enda hüvangut väga jõuliselt veel siin aasta lõpus, isegi kui sa nagu kõhkled või kahkled, siin tuleb see balanss. Ja müntide 7 samamoodi siin siis või siis see ruutu 7 ütlebki, et kui sa küsid nagu tööküsimuste kohta, et siis on vaja võib-olla natukene kannatlikkust, et sa nagu panustad, et näha seda tulemust, on ju. Nii, võtame siis siia ka minu enda kaardid.
võtame siis valguselooja sõnumit, kõige puhtamal kujul siis sõnumit. Okei, siin tuleb kaart, mis räägib imelistest hingedest, alati on imelised hinged ju omavahel ühendatud, tunneta seda läbi oma südamekeskuse, tunne armastust selles hetkes. Siin on käest kinnihoidmine, silma vaatamine, selline hingeline tasand, ka telepaatiline ühendus. Sinu palved, visualiseerimine ja positiivsed afirmatsioonid aitavad tuua teie teed kokku. Valged orhideed, väga ilus tegelikult. Kutsu oma hingepartner veel lähemal oma füüsilisse reaalsusesse. See on võimalik, see on vaid mõne sammu kaugusel. Et midagi on siin nüüd veel visualiseerimisel, manifesteerimisel. Sinu unistused täituvad peagi ja inglite soovan, et sa laseksid selle vabaks, laseksid selle kergusesse, sest tõeline armastus voolabki vabalt. Usalda siinkohal. Ja materiaalses plaanis siin on mingid muutused selles mõttes, et sa võid midagi kasvama panna, sa võid midagi uuesti luua, uuesti alustada. Armast elu külluslikkust, maagilist õnnistust nii-öelda jõukuse näol on ka sinu poole teel. Soodne hetk alustada tööd mõne uue projektiga. Et see nii-öelda, mis sa paned kasvama, et see on väga, väga viljakas. Hiljem, isegi kui sa alguses võib-olla kahtled, kõhkled, ei näe seda tulemust, siis siin on tõesti need mündid, et siin on see heaolu ja rõõm justkui tõesti sellest saagi koristamisest hiljem. See, mis sa paned kasvama, see tasub ennast ära. Ja võtame siis kolmandale grupile ka siia siis haldjakaardikese. Kolmas grupp. Soovi targalt. Kasutame soove targalt nii, et siis sinu südamesoov täituks nii-öelda, astuga siinkohal praktilisi samme unistuste teostamiseks. Et siin on vaja mingeid reaalseid sammukesi ka selleks sul teha, et sinu unistused saaksid reaalsuseks. Ja siin on midagi väga jõuliselt hetkel loomises, nii siis soovide tasandil, kui ka siis tõesti sa rakendad midagi väga oskuslikult, väga julgelt, väga teadlikult. Kuskilt olukorrast sa ilmselt ikkagi astud siinkohal välja, midagi sa ületad. Siin toimub tohutult suur tervendus ka sinu enda sees. Tervendus, tasakaalustamine, balansseerimine ja see täitsa võimalik, et sa vabaned ka mingist barjäärist, hirmust, mis on seotud siis elu muutustega või eesseisvate muutustega, et siin oli siis meil see mõõkade 7 ka alguses, et mis vihjas sellele, et võib-olla sa peaksid mingis olukorras ka natukene sellist taktikat muutma. Ja, et ole siinkohal siis avatud, siin on tulemas edasiliikumis, siin on positiivsus, siin on võimalusi, siin on ka sellist paremat armastuse voogu su elus, et ole siis avatud ja ela siis nii-öelda avatud meelega ja usu siinkohal enda väärtust. Et selline tuli siis kolmanda grupi ladumine. Ma loodan, et see detsembrikuu läheb sul imehästi ja soovingi siis kõike head. Mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardiladumisi kuulama, vaatama siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!